Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani, minu nimi Kristarra Laksmi Tetton ja tulemas eetrisse jällegi imelisest San Diegost, Californiast. Ja ma kutsun ennast uue aja coachiks, kes usub, et meis kõigis on olemas aarete laekad, sealhulgas sisemine perekond, kes on meie siis aarete laeka üks imeline supervõimete osakond. Ja kui me need aarded siis töösse paneme, hakkame aktiveerima ja manifesteerima oma sisemisi muinasjutte siia reaalsusesse iseenda tingimustel. Ja tere tulemast Aarete seikluse podcasti, kus me siis oleme jällegi avastamas ühte imelist uut aaret. Ja täna on mul väga imeline siis võimalus tutvustada teile imelist seiklejat Andres Põhjalat, kes on just läbi teinud ja kokku võtmas siis oma kogemust sisemise pere coachingu programmiga. Tere tulemast, Andres! Tere, Kristel! Ja sinu seiklus oli ka väga eriline, et loomulikult iga inimese lugu on väga teistsugune. Ja sul oli tõesti nii siis mäetippe kui kuristikke põhjasid võimalus kogeda selle seikluse jooksul. Kui sa nüüd tagasi vaatad, sina võtsid veel niisuguse lisakuu ka, nii et sinu seiklus oli tegelikult 5 kuu pikkune. Kui sa nüüd tagasi vaatad, kuidas sa tunned, et kas sa üldse mäletad, kes see Andres oli enne seda programmi ja praegu? Ma mäletan, aga see uus Andres, ega ma väga ei taha enam seal olla või selles eelmises olekus ja ma ei olegi tegelikult. Kui tutvusta meile seda uut Andres, nii põnev, kes see uus Andres on? Okei, see on hea küsimus. Uus Andres on kindlasti palju teadlikum, palju armastavam iseenda suhtes ja seeläbi ka loomulikult teiste vastu. Et rahulikum, rõõmsam ja kohalolus. Nüüd sina leidsid selle programmi läbi oma siis tolleaegse siis elukaaslase ja mul on terve selle 4 aasta jooksul, kui ma nüüd olen selle programmiga väga aktiivselt, intensiivselt tegelenud, põhimõtteliselt enamasti ainult osalenud naised, sina oled esimene mees. Ja nüüd sinu teekond samamoodi, et räägi võib-olla sellest ka, et kuidas sind nagu kutsuti siia programmi ja mis sinu peas võib-olla mõtted ka, kui mehena käisid ja võib-olla ka, miks sa arvad, mehed sellistest programmidest võib-olla siis väga ei huvitu või mis takistused seal meestel veel võiks olla, et liituda selliste programmidega. Et siis kõigepealt, kuidas sa nagu tulid ja siis mis meeste teemad sellega võivad olla? Jah. Mind kutsus minu endine elukaaslane, suur tänu selle kutse eest talle. Ja see esimene mõte seal oligi koos kasvamine, et me mõlemad õpime transpersonaalset psühholoogiat ja ta otsustas, et ta tahab sinu programmiga liituda ning saatis ka mulle selle lingi. Ma vaatasin ühte su videot seal ja minust tekkis tõrge tegelikult esimese asjana. Ma ei saanud täpselt aru, mis see on, aga see oli mulle nagu märguanne, et okei, et see nüüd trigerdas midagi, et siia ma peaksin just sisse vaatama ja sellega ka samuti liituma. Et siis ma tegin seda, aga mis meestele võib takistuseks olla. Üleüldiselt naised tegelevad iseenda sisemaailmaga palju rohkem, et see on ka koolis väga selgelt näha, mis on osakaal õpilastest naised ja kui palju on mehi. Mida sa arvad, mehed kardavad? Võib-olla neil ongi mulje jäänud, et see on nagu mingi naiste värk. Et
iseendaga tegelemine ja iseenda arendamine. Ja võib-olla nad elavadki nagu väljapoole rohkem mehed. Et selles välises maailmas ma küll soovitaksin igale mehele seda, kes tunneb, et ta tahab oma elu muuta või oma elu kvaliteetsemalt elada, oma suhet naise, laste, vanematega, iseendaga täiesti uuele tasandile viia, et palun mehed, osalege nendes asjades julgemalt, et see kõik on seda täielikult väärt. Et see aitas sinul saada paremat ülevaadet, kes sa selline oled ja saada ka paremaks meheks? Absoluutselt. Et ma sain enda kui mehega, enda sisemise mehega kontakti. Ma saan aru, kes ma mehena olen üldse. Et ma tunnetan ja tunnen ennast mehena, mitte ma ei püüa enam mees olla. See on väga suur vahe, püüda mees olla ja tegelikult olla siis. Sain kontakti. Väga hea. Ja nüüd see teekond just ka selle suure taipamiseni ja ühendumiseni oli päris huvitav. Nüüd sisemise pere coachingu programmil on oma formaat, mis seisneb siis selles, et me teeme tavaliselt siis kuu alguses väikese check-in kõne, kus me siis vaatame üle, mis eelmisel kuul on siis veel jäänud õhku või mis on vaja veel arutada. Ja siis kaardistame siis need järgmised sammud ja teeme siis selle kuu sisemise pere liikmega siis selle rännaku, kus me siis läheme sinu sisemaailma, sügavuti siis toimetame need asjad ja protsessime need asjad läbi. See lindistame selle protsessi, siis sa saad seda kuulata selle kuu aja jooksul ja saad veel siis lisajuhised minu käest ka siis täpsemad, et kuidas, millele veel tähelepanu panna, julguseharjutused ja siis muud asjad, mis siis protsessi ja rännaku käigus on välja tulnud. Ja selle kuu aja jooksul siis osaleja paneb ennast tähele, tegeleb oma siis sisemise vaatleja, tunnistaja ja oma siis sisemise pere liikmega või liikmetega ja seejärel siis essentsiaalse kogu selle kogemuse siis sellest kuust paneb oma kirjatöösse või kodutöösse ja siis mina vaatan selle üle, saadan siis selle audio ja video lindistuse tagasisideme ja seejärel saame siis järgmise kuu teemaga edasi minna. Et kuidas sinule selline formaat toimis ja nüüd sinu suhtes on just ka väga huvitav, sest sa oled ka teises teraapiakoolis, et sul tekib ka võib-olla siuke võrdlusmoment, aga just, et kuidas see sinule selline struktuur toimis või formaat? Ta sobis ja siin oli võrdlemisi palju iseseisvat tööd, mida ma tegelikult väga hindasin, sest see aitabki õppida paremini lihtsalt ja et see ei ole nagu mingi tablett, mida me soovime enda abiks saada kuskilt, et mis teeb meie eest kõik korda. Et me peame ise tegema tööd ja see on väga huvitav töö, mis sealt enda seest välja tuleb. Ja samas sa olid vajadusel olemas, toetamas, oli võimalik alati sinuga kontakti võtta. Need video vaheetapid, mis me tegime, need rännakud, need andsid meeletu motivatsiooni ja sellise boosti uueks kuuks jälle, et näha, mis nüüd tulemas on, et need kohtumised seal rännakutes oma sisemise lapse, sisemise naise ja mehega, et nad kõik olid ägedad. Et need, kes me ise oleme sees, me ise oleme ägedad. Ma arvan küll, et oli kõik võrdlemisi ideaalne selles formaadis. Ja nüüd väga paljudes teraapiates on inimesed tuttavad sisemise lapse teemaga, et kuna siin Young ka seda tutvustas maailmale, siis peale seda see on tõesti olnud väga populaarne teema.
aga nüüd sa tutvusid ka oma sisemise naise ja mehega, et kuidas nemad, kuidas need kogemused olid, et sul olid siin päris võimsad kuud nendega, eriti sisemise naisega kuu oli sul väga-väga võimas. Ma alustuseks, et teraapiates meil on kohtumisi, teeme küll sisemise lapsega ja tervendame teda. Aga need on sellised ühekordsed. Aga see, kui me võtame terve kuu intensiivselt järjest, töötame nii-öelda selle oma sisemise pereliikmega, lapse, naise või mehega, et sellel on meeletult võimsam efekt ja põhimõtteliselt kohesed tulemused. Aga see kohtumine siis naisega, ma mäletan oma reaktsiooni, kui ma seal rännakus kohtusin temaga, et vau, milline naine, et ma nagu armusin iseenda sisemisse naisesse. Ja ka see mees, ta oli ideaalne tugi mulle ja ju ma see ka olen siit seest. Et mis ma oskan öelda, nad on tõesti kõik seal olemas. Et igas ühes meis on naine, mees ja laps. Ja nüüd tegeledes sügavamalt sinu sisemise naise kuu oli võib-olla ka üks üllatavamaid, et kas sa mõne sõnaga räägiksid ka, et mis seal toimus, et see on, ütleme, mehena ka päris huvitav võib-olla siukse teise perspektiivi pealt, et ma ütlen, et kui naised selle programmi läbi teevad, siis kõige siuksed raputavamad kuud ongi just see sisemise lapse oma ja sisemine naine ja siis sisemise naise kuul lähevad asjad tavaliselt väga käest ära, sest emotsioonid on nagu kaaned on pealt ära ja siis on vaja ka siukest ekstra käehoidmist, et sageli ongi sellel kuul mina juba ka panen nii-öelda siis turvavöö peale, et okei, nii, anname nüüd minna, et kus siis emotsioonid lahti lähevad. Kuidas sinul sellega oli, kui mehena just siis toimetada oma sisemise naisega? Sisemine naine, ta oli väga nõudlik ausalt öeldes, et ja eks ta meenutas mulle võib-olla oma nõudlikkuse poolest minu ema, et ja temaga ta vajas tervendamist ja vajas hoolitsust, see minu sisemine naine ja palju tähelepanu. Ja selle sisemise naise kuul oli ka võib-olla kogu mu programmi kõige raskem aeg ja raskem hetk. Et ma olin just lahku läinud oma elukaaslasest ja kogu see lahkuminekuni otsuseni jõudmine oli väga vaevarikas ja emotsionaalne protsess. Ja ma olin võrdmisi kurnatud sellest. Meie suhtes oli ka palju lahtisi otsi. Ja ma olin, see oli koroona aeg parasjagu ja mul oli töösuhtes olid ka väga keerulised ajad, ei käinud see hetk, ei saanud tööle minna. Ja hakkasid materiaalsed pinged tekkima, mis omakorda on sisemisele naisele väga raske, kui ei ole seda materiaalset kindlustunnet ja kindlust. Ja siis minu sisemine naine hakkas möllama, et mitte mingit korda mu elus enam ei olnud. Ja samaaegselt, kuna oligi väga raske aeg, ma muutusin väga sotsiaalseks, et just peale lahkuminekut ma hakkasin pidudel käima ja tuli ka alkohol nagu üsna suurel määral mu ellu. Ja see keeras veel omakorda asjad üle vindi, et ma kukkusin ikka päris auku kogu selles sisemise naise voolamises, eluraskused pluss alkohol. Et õnneks oli mul tugisüsteem olemas, et mul on hea sõber ja õpetaja Juure, sina Kristel ja mul oli ka terapeut Meeli Laane.
ja teie toe ja siis nõuannete kohaselt toimides ma ikkagi astusin sellest august välja. Ja peale seda hakkas mul sisemise mehe kuu, kes siis hakkas totaalselt kohe korda looma ja korraldama ümber kõiki neid asju, mis eelmise kuu jooksul olid valesti läinud. Et tuli, pani asjad paika ja otsus edasi liikuda. Et too hetk ei olnud üldse põnev, väga raske oli. Aga nii tagantjärgi vaadata on väga, väga huvitav seda kõike. Kuidas siis kutsudes või orienteerudes ümber nagu teisele energiale, kutsuda see mees appi, et mul on nüüd oskus seda teha keerulises olukorras, ükstapuha kas siis naine, mees või siis lapsega suheldes ja oma elu jälle nagu õigele rajale panna. Ja tõenäoliselt, kui nüüd see pere on ühtne ja ma regulaarselt ikkagi töötan nendega ja jälgin nende tegemisi, siis mul loodetavasti ei tekigi selliseid suuri auke enam, et ma olen võimeline kohe reageerima, vaatlema enda sisemaailma ja need ongi need suured muutused, mis hakkavad toimuma. Et tekib tasakaal ja sisemise naise kuul oli totaalne tasakaalutus, sest ainult üks energia domineeris. Energia. Et, ja samamoodi tekib tasakaalutus, kui ainult mees energia domineerib. Tuleb leida tasakaal. Ja meis on ju mõlemad. Just. Ja nüüd, kui kõik pereliikmed olid läbi käidud, siis meil on ka selline integreerimise kuu, et kuidas sinu jaoks, kas see oli nagu vajalik kuu, et kõik asjad siis nagu settiks ja paika saaks ja see tasakaal tekiks rohkem? Ta oli kindlasti vajalik. Ma arvan, et see settimine ja see protsess mul veel käib. Et mul vahest võtavad asjad kauem aega, aga see ongi pikk protsess. Nüüd küsimus sulle just, et kui nüüd mõni mees vaatab ja ta on ka võib-olla seal segaduses asjades ja tol hetkel, kui siis liitub kursuse või programmiga, on suhtes ja suhte jooksul või selle programmi jooksul siis selgub samamoodi, et see suhe on siis jõudnud mingisse etappi, et on vaja lõpparve teha ja ta siis mõtleb, et kui see on see case, et siis ma küll seda programmi ei tee, et õudne, et issand jumal, et mõtled, et suhe läks katki, et mis sa sellistele inimestele ütled, et pole siis vahet, kas mees või naine, aga ma usun, et mehed ka võib-olla kardavad seda isegi rohkem. Mis sa neile ütled julgustuseks? Julgustuseks, et see oli tegelikult meie mõlemapoolne otsus, see lahkuminek. See oli küll väga raske, aga võib-olla elukaaslasele emotsionaalselt isegi keerulisem, aga see oli vajalik ja me mõlemad mõistsime, et see ei olnud niimoodi, et üks lihtsalt lahkub. Ja alati, kui need asjad üles tulevad, on võimalik enne lahkuminekut ju vaadata, et võib-olla saab need asjad ära lahendada. Et meil on imago baariteraapia programmid ja lihtsalt teraapias on võimalik käia. Et pigem on hea, kui need asjad üles tulevad, kui jätkuvalt elada rahulolematuses ja pingetes. Et seal on ikkagi suur võimalus, et suhe paraneb. Et kui mõlemad muidugi panustavad sellesse. Et ongi siis võib-olla need, kui mingid asjad, mis on kas liiga kaua olnud alla surutud või on oldud suhtes siis mitte autentsena, siis see programm, sellel on potentsiaali siis võtta need ebaautentsed kihid või maskid maha ja
inimesel seista siis tõeselt peegli ees iseendaga otsa vaadates, et vot see olen nüüd mina ja kes ma olen siis selles suhtes ja siis vastavalt sellele siis teha järgmised sammud. Ja palju julgust nõuab see peeglisse vaatamine, et ei ole kindlasti lihtne. Seda julgust kindlasti inspireeris ja toetas ka need julguse harjutused, mis programmis olid, et kas võib-olla mõne sõnaga räägiksidki sellest, et kuidas see võib-olla toetas siis seda protsessi, et kui me tegime rännaku läbi, siis ma nägin, et sinu nõrgad kohad ära ja siis vaatasingi, et ahaa, nüüd kuidas me saame selle keerata siis kuidagi niisugusesse situatsiooni, kus sa saad siis teha läbi selle protsessi sellisel kujul, et sa saad sellest hirmust siis kas läbi minna või lihtsalt sellega siis silmitsi seista. Ma tegin neid julguse harjutusi päris hoolega, et minu jaoks olid ka need nii-öelda aususe harjutused, et julgus olla aus ja hiljem neid ära tehes, neid erinevaid harjutusi, kas rääkida kellegagi mingil teemal, mida tavaliselt tahaks vältida või mis hirmutab lihtsalt. Peale selle ärategemist need suhted said hoopis uue näo ja uue hingamise, et need hirmud on tihtilugu ju alusetud. Ja selline suhtlemine võikski olla meie tavapärane suhtlemine ja väga palju probleeme jääks üldse olemata. Ja mida rohkem harjutada, ongi julguse harjutused, seda loomulikumaks saab see aus, otsekohene suhtlemine. Pinged kaovad ja inimsuhted sujuvad. Kindlasti olid need väga vajalikud siin programmis. Et treenisid julguse musklit. Jaa, kindlasti. Just. Ja nüüd, mis sa ütleksid võib-olla paar sellist suurimat läbimurret või avastust sul selle programmi jooksul olid? Kindlasti üks suurimaid avastusi tuli sisemise lapse kuu võrdlemise alguses, kus oli selge, et mul ei ole enda piirid üldse paigas. Et ma ei teagi, mis nad on tegelikult. Et piirid partnerlussuhtes või piirid mingites tööalastes suhetes. Et siis ma hakkasin oma piire vaatama, et mis nendega toimub. Ja enese kehtestamine, see on ka nagu natukene julguse harjutus nii-öelda. Et ilmselt see piiride asi oli üks kõige võimsamaid muutuste toojaid. Et piiride kehtestamine ja teadmine ka just, et sa ise tead, mis su piirid on just partnerlussuhtes. Ja kuidas siis suhtes kehtestada ilma kartmata, et sa teed haiget partnerile või oskus tekkis ka seal siis väljendada oma piire nii-öelda. Ja oma vajadusi ka. Ja oma vajadusi loomulikult. Ja suur taipamine oli loomulikult minu jaoks see, et minu vajadused on ka olulised, et ja kui ma käitun enda vajaduste järgi, siis ma ei tee teisele inimesele ju sellega halba. Et mina olen tähtis. Et oli väga võimas. Ja sealt selle taustal tegelikult jooksiski ka see enese eest hoolitsemise vajadus ja et ennast esimeseks panna ei ole paha asi, kui sa teed seda lahkuse, armastuse teadlikkusega. Et nii sageli, kui ma hakkan rääkima enese armastusest või enese eest hoolitsemisest, siis
kas võib-olla ka ühiskondlikud normid või see, kuidas sellest on varasemalt räägitud, ongi, et siis sa oled egoist, aga tegelikult kui sina oled oma maailma ja oma sisemaailmaga paigas ja tasakaalus, siis see ju mõjutab kõiki suhteid sinu ümber ja samamoodi, kui sa paned need piirid paika, mis on sulle okei ja mis ei ole okei, siis sa hoolitsed ka selle eest, et sina kui inimene oledki täis, et sa oled laetud, et sa oled armastad ennast, hoolid endast ja läbi selle loomulikult on sul ka rohkem anda, sest vastasel juhul see oleks lihtsalt tühi. Absoluutselt, et meie oleme nüüd, mina olen selline kommunismijärgne põlvkond, kus indiviidi ei eksisteerinud ju. Kõik oli ühtse heaolu nimel siis midagi sellist, et vanematelt nii-öelda siis kaasa tulnud käitumine, selline altruistlik, aga annad nagu endast kõik, et saada midagi, armastust, heakskiitu, aga ise jääd ilma ja ei ole ennast eelnevalt täitnud ja nende arvates on vale siis endale midagi tahta. Aga see ei tööta kohe kindlasti, et esmalt, nagu sa ka oled öelnud, et nagu lennukis, et esmalt endale see hapnikumask ette ja siis teistele, et see on ainus võimalus, et teistel ka sinust abi oleks ja see ei ole halb olla egoist, kuigi sellel sõnal on veel väga halb maik juures. Ja nüüd, kui sa natukene veel sügavuti võib-olla vaatad, et siuksed, sa juba osasid mainisid, aga võib-olla veel mõned lisamuutused, mis sa täheldad enda juures või oma elukorralduses praeguses hetkes, võrreldes siis just nagu selle eelneva Andresega, et mis on veel nagu muutunud ja mis nüüd teed teistmoodi või valid teistmoodi? Elukorralduslikult oli palju muutusid, oli see lahkuminek, kus ma hakkasin ennast rohkem valima. Ma lõpetasin töösuhted eelmise tööandjaga ja kolisin põhimõtteliselt metsa sisse, et olla ühenduses loodusega ja ma püüan ennast palju ausamalt väljendada. See hoiab, mitte nagu eelmine Andres nii-öelda, et see on muutnud suhteid väga heas mõttes. Ma valin ennast selles suhtes, et õppisin ennast ja oma vajadusi väärtustama ja võtma ennast rohkem sellena, kes ma olen. Et aktsepteerin iseennast. Ja kui on vaja midagi muuta, siis tuleb midagi muuta. Et tundub ka, et sa said palju selgema pildi, kes sa enam ei ole ja siis vastavalt tegid need muudatused ja nüüd sinu elukorraldus ja asjad ka on ikkagi rohkem nagu sinu tingimustel, et sa ise valid, kus sa oled, kuidas, mis tingimustel, et tegelikult on see ka siis nagu rohkem vabadust. Jah, et võib-olla ka tööalaselt, et külluse poole pealt, et enne ma tegin tööd ainult raha pärast, et see töö nagu ei täitnud mind. Lühidalt täitis, aga mitte pikalt. Ja et ma enam ei vali raha järgi oma tegevust või oma asukohta, vaid selle järgi, mida ma tahan, mida ma vajan. Ja pigem nüüd mu suhtumine on, pigem ma tervitan muutusi ja arvestan sellega, et kõik ongi muutuses
pidevalt, et püüan mitte klammerduda vanasse ja muutused on areng üldiselt ikkagi, et vähem hirmu muutuste ees ja rohkem usaldust. Ja nüüd vaikselt hakkab sul looma ka erinevaid ideid ka oma eluülesannetega seoses, siin juba paar asja on sul välja hüpanud, aga eks nüüd ongi võib-olla see võtab veel aega seedida, aga sul on juba siin päris põnevaid asju toimimas ja ka uued kontaktid on sellega seoses tulnud, et siin selles uues ajas ongi, me vaatame küllust nagu sellises holistilisemas mõttes, et siin tundub ka on päris palju muudatusi. Jah, et see küllus ei ole ju ainult raha, et küllus on valik, kus ma elan, mis keskkonnas, mis inimestega ma suhtlen, mida ma tööna teen, et kas see on valik ja kas see meeldib mulle. Kui meeldib, siis see on juba küllus. Et siin on palju on muutunud ja palju on lihtsalt juba varasematest valikutest edasi lihtsalt läinud, et ka see mu psühholoogia õpingud oli ikkagi mu valik uue elusuunas. Et kuna need 4 kuud on olnud väga intensiivsed minu jaoks ja meeletult muutusi täis, siis nüüd see materiaalne külluse pool hakkab vaikselt järgi tulema ja nüüd mul on nagu asjad hakanud natukene maha rahunema ja jõuan tegeleda uute ideedega, et neid ideid nüüd hakkab järjest nagu tekkima, et mida võiks siis materiaalse külluse kasvatamiseks ette võtta. Ja seda tehes selles valikulises külluses, et ma teen, mis mulle meeldib ikkagi. Ja. Et siis on ka võib-olla rohkem enese realiseerimise ühenduspunkt olemas, et ei ole lihtsalt välispidine heaolu, vaid just, et sisemine heaolu peab ka olema kooskõlas sellega, mida sa lood ja teed. Otse loomulikult, et eks tehaksegi ju väga palju selle välise heaolu loomiseks vastuoluliselt oma sisemise heaoluga ja sealt tulevad probleemid ja pinged, stress, depressioon ja nii edasi. See on kindlasti üks põhjus, et saab teisiti päriselt. Ja nüüd, kui küsida ka selle koha pealt, et siin kuulujutud käivad küla peal, et Kristalliga koostöö võib olla päris karm, et ta on niisugune karmi käega tädi. Et mis sinu kogemus on ja kuidas sina kogesid seda minuga koostööd? Kas see toimis sinu jaoks? Mis sa selle kohta nagu jagad? Või kuulujutud, okei. Yeah. Kristal, vahepeal ongi vaja karm olla natukene. Aga mul isiklikult, mul oli täielik usaldus sinu vastu. Ja mul ei olnud raske sinuga koostööd teha, kindlasti mitte. Et see karm on ka suhteline tegelikult. Et üks asi on otsekohene võib-olla ja kuidas keegi tajub. Et minu jaoks olid sa otsekohene vajalikul hetkel. Ja, kuulujutud on kuulujutud. Tuleb ise kogeda. Tuleb ise kogeda ja ma väga tänan sind, et olid just selline, nagu sa olid. Aitäh.
jah, et ma ise nüüd ka loomulikult õpin selle kohta, et eks ma olen ajaga ka pehmemaks läinud, et just, et kuidas vahendada seda infot, mis tuleb ja siis mitte päris otse puuga pähe, aga et siis natukene siis pehmemalt, ma ei tea, puu ümber panna et radikaalne ausus on üks minu teemasid. Õpin ise ka selles suhtes, et kuidas paremini toimetada ja eks mõnikord on ka inimeste teemad puudutavad ka mind ja siis ma pean ise ka siis vaatama, et kas ja kuidas selles oleks eetiline õige siis käituda, et siis see on alati kasvuprotsess ka mulle selle inimesega siis koos toimetada ja mul oli tõeline nauding siis esmakordselt just nii sügavuti toetada ühe mehe kasvamist ja küpsemist, nagu sa ise oled, et see on meeletu kasvamine, mis sa oled läbi teinud selle ajaga, et võib-olla sa ise ei saagi aru veel, aga et see on väga ilus vaadata kõrvalt. Aitäh. Ilmselt ma tõesti ei taju veel kõike, mis on toimunud, sest kõike ongi palju hoomata. Aga kuna meil on need kirjatööd olnud ja meil on salvestused, siis teinekord võib lihtsalt üle vaadata ja teha enda jaoks kokkuvõtte ja näha, kui tubli ma olen olnud, et kui palju on tõesti muutunud. See oli suurepärane. Ja nüüd, kui sina tunnetad korra just seda väärtuse põhist osa, et kui palju siis programm maksis ja see väärtus, mis sina said, kuidas sa tunned, see omavahel suhtes oli, et kas sellega oli sinu jaoks okei või kuidas ka, kui inimesed nüüd vaatavad, mõtlevad, issand jumal, see tundub nii palju, et mis sina selle kohta ütled oma kogemusest? Siin üks asi on see, et see on ikkagi sinu töö. Sa oled tohutult panustanud, et olla võimeline pakkuma sellist programmi. Ja iga kord, kui meil sinuga vestlused või midagi oli, sa tohutu kiirusega reageerisid, saatsid info, et sa olid kohal, sa võtsid tõsiselt oma tööd ja suhtusid minusse kui klienti siis, et see oli kursis ka mu eelmiste kuudega, et see tohutult meeldis mulle. Ja rahaliselt oli see väärt seda, et mul oli reaalselt rahalised raskused ja ma põhimõtteliselt viimase raha andsin mingil hetkel, et jätkata programmi. Et nii palju ma tõesti väärtustasin seda, nähes, kui palju see toob mulle kasu tegelikult. Et see ei ole nendes eurodes võimalik väärtustada või võrrelda. Et oleks mul võimalik olnud, ma oleks võinud ka rohkem maksta, et mul ei oleks kahju sellest olnud üldse. Ja siin ongi võib-olla just see ka, mis universumile andsidki sellise märguande, et mina olen tähtis, ma annan endale kõigepealt, kas või läbi selle programmi, et ma annan seda vaimutoitu ja ma teen need asjad korda ja läbi selle see on väga suur nagu ka enesekehtestus universumi suhtes, siis universum vaatab, ossa poiss, et nüüd Andresel on ikka jalg täitsa maas. Ja küll, et ajame siis asjad joonde. Et siis selliselt ka nagu see peegeldus hakkas muutuma, sest kujund, kui sina tegid teistmoodi valikuid ja panid jala maha teistmoodi. Oodame, et nii see on. Ja ilmselt see ongi nii, jah. Just. Ja nüüd üks asi, mis kindlasti on väga paljudel meestel ka teema ja sa ise ka mainisid siin kirjalikus tagasisidemes, et see abi küsimisena teema mehena on ikkagi veel nagu lapsekingades. Aga mida sa ütled nagu meestele üleüldisemas mõttes, et kes võib-olla ka isegi mõtlevad, et oi, et selle programmiga liitudes, siis ma näitan, et ma olen nõrk, ma ei saa oma eluga hakkama ja siis ego hakkab seal
hüppama, et mida neile öelda, et mis rolli mängis see abi küsimine ja sa treenisid seda ikkagi päris kõvasti siin selle aja jooksul, et kui vaja oli, siis ikkagi küsisid abi, et nii-öelda soovituseks ka võib-olla teistele meestele ja ka naistele. Jah, ma olen seda abi küsimist harjutanud juba pikalt ja endiselt on probleeme sellega. Ma ei tea, kas mul ei olegi vist egos asi, et mul on see ise hakkama saamise tung või et ma ise küll ma korda saan ja siis ma tihtilugu liiga hilja natukene liiga hilja palun seda abi siiski, aga nüüd ma vähemalt teen seda. Et ei jäta ennast üksinda raskesse kohta, et abi paluda ei ole üldse häbi ja teate, kui palju lihtsam pärast on, kui see kergus tuleb kiiremini või varem kui hiljem siiski. Ja just sageli ka teised inimesed, et me ei ole siin planeedil üksinda, et ongi teised inimesed siin samamoodi, et me ei ole lihtsalt üksikud saared. Teised inimesed ongi ka selleks, et nendega saaks suhelda ja kui vaja ka siis abi küsida ja kui neil on abi vaja olla neile toeks, et tekitada sellist mõnusat kahesuunalist liiklust ka. Mul loomulikult, et mul selle abi küsimisega tuli meelde nüüd, mis päris mitmetel inimestel on, et ei taha koormaks olla teisele. Et ma olen siin küsinud mõne inimese käest, et aga kas sa ise aitaksid? Muidugi aitaksin. Et siis aidatakse tegelikult sind ka. Teised tahavad ka aidata. Et see ei ole koorem neile. Et küsida endalt, kas mina aitaksin. Ja kui vastus on jaa, siis võib väga julgelt abi paluma minna. Ja sul oli ka väga toredad kogemused, et kui meie elus on inimesi, kes võib-olla on mingi aeg meid ära kasutanud või proovinud meid ära kasutada, siis ka tunnetada tõesti, et kui see abi küsimine tuleb sellest energiast, et siis kui sa ütled jah sellele inimesele, siis see tegelikult võib-olla just teed karuteen, et see inimene ongi siis sõltunud teistest või ei ole enda otsuseid õieti teinud. Et siis nagu seda teiste äärmust ka ära tunnetada, et see oli ka minu arust väga imetlusväärne, et see lõpuks ikka täiega, kui vaja oli, siis panid jala maha ja ütlesid ei siis inimestele, kes võib-olla just, et ei olnud endaga selles suhtes paigas. Et siis ka neile õppetund selles suhtes, aga just, et tunnetada, et kus kohas see õige siis abi küsimine tuleb, et mis selle taust on. Ja enda sees kindlasti siis tunnetada, et mis abi ma küsin ja eriti, kui see on selline vaimne abi, et seal ilmselt ei ole väga seda ärakasutamist nii väga. On seal ka võimalused, aga see läheb juba sinna manipulatsiooni valdkonda. Et aga kõik muu jah, ma panin jala maha, mis tõstis mässu. Võib-olla ma ei teinud seda kõige pehmemal moel, et võib-olla enne mõelda natukene pikemalt, kuidas abist ära öelda, et see oleks võimalikult hästi ja inimlikult nagu põhjendatud. Aga seda tuleb teha. Ja kellele sina nüüd soovitaksid seda programmi, et kas on siin mingid teatud vanuses inimeses, soos inimeses, ma ei tea, elukutsega inimesed, kellele see programm sobiks sinu arust? See põhimõtteliselt oleks vajalik igale inimesele. Aga selle programmi edukalt tegemiseks oleks vaja natukene eelnevat
tööd iseendaga, et sa oled mõnda aega mingilgi määral teadvustanud, elanud teadvustatud elu, et püüdnud endaga tegeleda, et võib-olla mingi põhi eneseabis oleks all. Et siis on tunduvalt lihtsam seda teha. Ja loomulikult kõik terapeudi õpilased, et see on tohutu samm, see on kiirtee täielik tervenemisele ja teistsuguse elu juurde. Et terapeutidena meil tuleb ennast ise käia teraapias ja seda teha regulaarselt. Ning see on ka ju teraapia, et mitte need üks ühele ühekordsed ainult. Ma arvan, et vanus ei ole oluline, sugu ei ole oluline. Mida varem, seda parem. Jah, et kui huvi on, siis paati hüpata. Ja, kui huvi on, siis paati hüpata ja nagu ma ütlesin, et mida varem, seda varem hakkad täis väärtuslikumat elu elama. Et nii lihtne ta ongi. Ja elu läheb lihtsamaks, sest tõesti nüüd sa siin kirjeldasid ka mitmeid situatsioone, kus ka kriitilistes situatsioonides, kus sinu sisemine pere oli olemas ja aitas nendest rasketest hetkedest läbi. Ja üks taipamine ka, mis sul tuli, oligi just see, et ma ei ole enam kunagi üksi. Ja see on selline taipamine, mida väga paljudel tuleb selle programmi jooksul, et tõesti väga paljudel inimestel ei ole olnud õnnelikku lapsepõlve ja õnnelikku perekonda ja siis lõpuks on neil olemas see nende sees. Igal hetkel 24/7 saad ühendust võtta nendega ja nad on olemas, toetamas, et selline supervõime tiim. Palka maksma ei pea, kogu aeg olemas. Tõepoolest. Just, väga lahe. Nüüd, mis sa, Andres, veel kõige lõpetuseks ütled inimestele südamele paned, kes siis on selle tee alguses ja mõtlevad, mis edasi, kuidas edasi, mis sa soovitad neile? Kindlasti lihtsalt julged peale hakkamist, aga me ise vastutame oma elu ja heaolu eest. Et keegi teine ei saa seda muuta. Go for it. Yes. Ja nüüd, kui inimesed sooviksid lisa küsida sinu käest, et siis me paneme sinu e-maili ka siia alla, et siis inimesed saavad ühendust võtta. Ja, vastan rõõmuga, kui oskan vastata. Väga hea. Et aitäh sulle, armas Andres, olemast imeline siis esimene mees sellel Vestapostil ja aktiveerimas, kutsumas siis ka uusi kuningaid siia sellesse programmi, et seda on väga-väga vaja. Nii et soovin sulle kõike paremat ja imelisi seikluseid nüüd siis oma uue sisemise perega. Aitäh sulle! Suur tänu, Kiristel! Mahalo! Mahalo. Kui sul on kommentaare, küsimusi, kindlasti jäta see siis kohe podcasti alla või võta meiega ühendust aareteseiklused siis @gmail.com e-mailiga. Kui soovid toetada meie podcasti, siis kindlasti laigi, jaga ja saa meie järgijaks. Ja kuni järgmise korrani kõike head ja ole hoitud ja ole aloha!